ja õed, pühapäevane evangeelium rääkis meile maailma lõpust, ajast, mil päike läheb pimedaks ja kuu ei anna oma valgust. Need on tõeliselt dramaatilised kujundid, mis võivad meis äratada hirmu ja ärevust. Kuid Jeesus kutsub meid üles mitte kartma, vaid olema valvsad ja tähelepanelikud. Lubage mul jagada teiega üht lugu teise maailmasõja ajast. 1944. aastal detsembris oli Budapestis noor jesuiit Jakub Raele, kes koos oma kaaslastega päästis tuhandeid juute. Ühel õhtul, kui linn oli pommitamise all ja taevas täis suitsupilvi, mis varjasid päikese ja tähed, kogunesid varjendis inimesed tema ümber. Keegi küsis: isa, kas see on juba maailma lõpp? Raile vastas: see võib olla kellegi maailma lõpp, aga see on ka alati kellegi maailma algus. Tähtis pole mitte see, millal tuleb lõpp, vaid kuidas me elame praegu. Väga tähtsad sõnad. See lugu peegeldab täpselt seda, millest Jeesus meile pühapäevases evangeeliumis rääkis. Ta ei tahtnud, et me muretseksime maailma lõpu täpse aja pärast, vaid et elaksime iga päev valvsalt ja armastusega. Püha Augustinus on öeldud: ela nii, nagu sureksid homme, ja õpi nii, nagu elaksid igavesti. See tähendab elada täielikus kohalolus, tehes iga päev oma parima, kuid samas hoides oma pilgu igavikulistel väärtustel. Paavst Franciscus on meile meelde tuletanud: kristlik lootus ei ole optimism, vaid veendumus, et igal pimedal ööl järgneb uus koitik. Just nagu viigipuu pungad annavad märku suvest, nii on meie ümber märgid Jumala pidevast kohalolust ja armastusest. Kuidas saame seda evangeeliumi sõnumit oma ellu rakendada? Mõtiskleme selle üle. Eelkõige elame teadlikult, siin ja praegu, väärtustades iga hetke ja iga kohtumist. Hoolime oma lähedastest ja kogukonnast nii, nagu oleks see meie viimane võimalus armastust näidata. Ja püsime ustavad oma kohustustele ja lubastustele, teades, et just väikesed igapäevased teod näitavad meile meie tõelist usku. Püha Johannes Paulus II ütles: ärge kartke tulevikku, minge sellele vastu lootusega. Ja seega ärme ela hirmus maailma lõpu ees, vaid elagem rõõmuga teadmises, et Kristus on meiega kuni maailma ajastu lõpuni.